Noh, tere tulemast tagasi, piinlik tunnistada, aga vahepeal on kätte jõudnud suvi. Ilususe ilm on, puud on lehte läinud, okei, männid ei lähe kunagi kollaseks, aga see selleks. Mis ma vahepeal teinud olen, mida ma teile näidanud, ei ole. Elektrikaableid tegime, timmisime, põhimõtteliselt on valmis. Mis tuleb ära veel teha, on need veetorud, neid ei ole teinud ja siis saab hakata seda seina kinni ehitama. Ja muidugi ventilatsioon on vaja ka selle üleval ära teha. Siia tuleb panna üks vent, siis ma tahaks, et siin toas oleks võimalus ka lihtsalt sundventi kasutada ilma nagu kubuta. Valgusti, harutoos, nipet-näpet, aga mis veel? Ma tegin algust liistud ära võtmisega ja sealt nurgast proovisin ka võtta parketti ära. Tuleb ime lihtsalt. Aga mis me täna teeme? Põhimõtteliselt liigutame asju edasi tagasi ja hakkame põrandat üles võtma. Nii et kõigepealt ega muud midagi, kui need kotid siit viime sinna. Nii et asume tööle. Okei, no ma keerasin veits timelapse pekki vist, aga tõstame need asjad kõik siit eest ära. Ja seejärel hakkame üles võtma parketti. Näe, see sama tuli siin on ju, kui marketplace'i müüki. Mõtlesin, et keegi siin tonn 200-ga, et äkki saab sellest ka lahti. Mitte keegi ei taha seda lampi. Ma alguses mõtlesin, ma panen selle põranda ka Facebook Marketplace'i või midagi. Või noh, ma ei tea, anda tasuta ära või jumal teab, on ju, et pärast lihtsalt ise ei pea utiliseerima seda, on ju. Ise läheb kõik utiili. Aga selles mõttes, et 30, 11, 2006 aasta tehtud. Et selle aja kohta ma ütles, et kriipse ja kraapse täis, aga visuaalselt, kui ta oli pestud ja puhas, nägi suht viisakas välja. See oli veel huvitav selle köögi kohta, kui ma seda kööki lammutasin, siis ma leidsin ka köögi arve ja kui ma ei eksi, see köök maksis 36 000 krooni vist. See tähendab seda, et tegu oli üsna kalli köögiga toona. No võt. Jaanipäeva materjali nii, et vähe ei ole risk. Aga ühesõnaga, ma pean selle põranda üles võtma, siis ma hakkan seda üles võtma, siis tuleb esiku kapp lahti võtta või siis vaatame kaju plaatida. Aga näe, siin on ka, muidugi tegelikult ma ei tea, võib-olla keegi targem võib öelda, kuna tegu on vesipõranda küttega, siis ma poest vaatasin, et sul on nagu spetsiaalsed vesipõranda kütne, need alusmatid, aga see on ju tavaline valge lihtsalt. Et kas neil on mingi vahe? Kas see teine on kuidagi poorne või auklik. Sest nagu see tõepoolest tundub vähemalt, et ta võiks siia selle sooja kõik alla ära siduda ja siit ei tule nagu suurt läbi nii hästi. Kuigi ma ütlen, et see korter oli talvel ikka jube valav. Nii, parketi osas lõpp juba paistab. Aga siin on 2 vana risu, millest oleks lahti saada. Ma korrates ma panen Facebooki taaskord. Äkki keegi tahab. Aga kurat, ma arvan, et need on ikkagi lihtsalt viia prügimäele ära, sest et tolmused haisevad. Siin on üldse korteris on jube huvitav. Ma ei tahaks nagu öelda, et see on eelmise üürniku hais, mis siin sees on, aga siin on mingi siuke konstantne lebra, millest mul olid, see on kogu aeg lahti seal, aknad on lahti konstantselt mul ja ei lähe paremaks. Ei saa kätte seda haisu siit korterist ja ma ei tea, mis see on. Tahaks, aga ei tule välja. Ja kui mis siin on, kass on elanud siin, või elas, ma tean, enne seda, kui ma selle korteri ostsin. Ja siit liistude taga parketi vahelt igalt poolt tuleb siit kassikaru välja. Jõhker. Nii et allergikutele võib-olla ma ei tea, jah. Kui sul on kassi allergiaga üürnik siia, tuleb järgmisena. Kas nagu teda ei mõjuta need huvitav?
nagu kardan, et mõjutab küll. Nii, tehtud. Keskerakond esitleb. Tehtud. 4 aastat Tallinnas. Tehtud on korda Vabaduse väljak Harju tänav. Tehtud on korda Nõmme turg. Nüüd pole midagi muud, kui tõstame selle pasa jälle sinna. Teeme siin veits korda ja hakkame seda üles võtma. Nii et näeme jälle. Vaesed naabrid. Õnneks kell on 1 ja käes on esmaspäev, nii et ei ole hullu. Nii, põrand on põhimõtteliselt üles võetud. Nüüd tuleb hakata seda kappi demonteerima. Aga üks huvitav avastus, mis siin tegin, on see, et siia on põrand kaldu. Sellepärast, et siia on valatud, või mis valatud, siia on mõnuga pandud sent-poolteist plaadisegu, et ära tasanduda seda. Nüüd ongi mu küsimus on see, ma pean välja mõtlema, või läbi arvutama võib-olla, ma ei tea tegelikult. Et kumb on lihtsam, kas see, et ma lähen võtan laenutusest selle teemat lihvi ja lihvin ise kõik selle siin ära, põranda siledaks, siin ka, ja siis siin tuleb teha väike tasandusvalu, nähtavasti, või mis nähtavasti kindlasti tuleb teha tasandusvalu, sellepärast, et plaadisegu tegelikult ei ole mõeldud selle jaoks, et sa põrandat siledaks sellega ajad. Nii et ma pean mõtlema ühe sõnaga, aga jah, mis nüüd? Nüüd tuleb hakata mõtlema, kuidas see uksid lahti käib. Ausalt öeldes ma pole kunagi teinud sihukest asja. Nii et ma isegi ei kujuta ette. Kas ma peaks ta? Nagu kodus vaata, mul on ka samasugune kapp. Seal tuleb kogu aeg see seist välja, siis kui sul vaja seda ei ole. Nii. Aha. Ja ongi kõik või? Ja ongi. Ja tuligi välja. Toetame ta siia voodi peale. Paneme ühe selle alla. Muidugi. Oota, tegelikult ma saan toetada üldse siia. Okei, ei saa ka. Nüüd siin on peegel ju. Seda ei taha küll katki teha. See ei saa. Nüüd tuleb võtta see kapsid seina seest ära ja mis on huvitav, mis ma siin enne ka rääkisin, leidsin, siis näe, vanaköögi joonised 23. oktoober 2006, natuke peale 3:30 välja antud. Selline oli see varasem köök, on ju, nii. Aga see ei olegi nii huvitav. Huvitav on see. Maksumus 46 000 krooni ja 44 senti.
ettemaks 15 000 krooni. Et selles mõttes päris äge. Et siuksed huvitavad vanad asjad välja tulevad. Allkirjad all. Ja on veel igast köögimantkeeli. Aga ühesõnaga, ma pean nüüd võtma selle lahti. Mõtlen välja, kuidas alumine liist ära tuleb. Ja siis põhimõtteliselt olekski mõistlik tegelikult teha üks prügivedupäev. Ja ühtlasi, kui prügivedupäev on tehtud, tuleks tegelikult ka tellida ette ära sealt, meil ei tea, depost, kaarautost, kust iganes. Kõige odavalt saaks klipsi ja USB. Ja siis peab hakkama mõtlema juba lae ehituse peale ka, sellepärast, et siia tuleb ju ripplagi, ma toon ta natuke madalamale. Siis on vaja ment siia vedada ja ega rohkem ei olegi. Nii et ma arvan, et ma veitsin tõmban tänaseks kokku ja siis kui kaamerale akuga tühjaks saama, siis olekski mõistlik minna koju, laadida ja homme hommikul tulla jälle jätkata sellega, mis meil täna siin pooleli jäi. Day 2. Mis ma siis vahepeal põhimõtteliselt selgeks sain, on see, et see ikkagi vist on põranda küll liimitud ja kui ma midagi ära väänand või ära lõhun, siis uus maksis 55 €. Nii et väga hull ei olegi, aga väga odav ka ei ole. Ühesõnaga, ma võtan selle kapi lahti ja siis proovin kapi eest ära tõsta. Ja lihtsalt käivad ringi. Ei ole. Minge pekki. See lihtsalt murdus ära praegu. Fuck! Mis materjalist sa oled tehtud? Lihtsalt murdus ka ära. Hoida, kas neid saab kusagilt uusi või? It was at this moment that he knew. He fucked up. Need on liimiga kinni. Ja saimegi tervena kätte. Päris hea. Veits ka veel on, aga. Ai. Kurat. Fuck. Kurat, miks need peavad olema niimoodi tehtud? Ja veel nii jõhkra liimiga on kinni ka pandud. Kõverda. No siit ei jookse kohe kindlasti läbi see. 55 €. Äge. Ja ma arvan, et ongi paslik lõpetada see episood siin kapi lammutamisega. Tegu hetkeseisuga on kõige odavama episoodiga. Välja arvatud see, et ma väänasin selle paganama põranda liistu ära, mis tähendab seda, et see võib minna päris kalliks, sest et
see, mis ma alguses ütlesin, et maksab 55 €, tuleb välja, et see on mingi teise tootja oma. Siin kapi peal ei ole kirjas ühtegi märget, et mis tootja liugustega tegu oleks, nii et ma tõesti ei tea, kust ma leian need õiged liuguksed. Aga ega midagi, järgmine episood katsume kogu selle laga, mis siin ümber ringi valitseb, kõik ära koristada. Ja siis tuleb hakata edasi mõtlema, mis selle põrandaga saab. Kas ma lasen kõigel sellel tegeleda plaatijal või ma ikkagi lähen, võtan rendist mingi teemant liffi ja lifin ise ära, kuigi vaadates palju maksab teemant liffi ja palju maksab rent, siis ma kardan, et mõistlikum on see võtta koos hankega tellida plaatija käest. Aga näeme järgmises. Aga nendega tuleks teha midagi, sest nad ei ole nagu üldse seda tooni, mis ta võiks olla. Aga ma ei tea, kas siin äkki keegi oskab mulle soovitusi anda. Selles mõttes, et ma ei tea, kas seda saab lihvida ja siis pärast äkki üle peitsida, lakkida. Et mis need võimalused võiksid olla selle aknaga? Andke teada alla.